Opadi tagasi Aidu karjääril. Eelmine kord jäi üle sutsakaks see asjandus, et nüüd tuleme jälle, teeme Aidu Nõmmel alguse uuesti ja läheme Aidu liivale ikkagi ja tuleme tagasi ka veel. Naudime nagu kahte pidi läbi selle korraks. Siin on läinud, siin on see maantee parkla vahelt, täpselt vahepealt on läinud siis karu. Näe. Kena babulja. Keegi on siia mingi oksad peale visanud, karu ise visakas. Et siuke värk, laagriplats on siit 700 meetrit. Ühesõnaga, karu on olemas, matk algab selliste toredate elamustega juba. Nüüd vaatame siis, mis toimub, kas on terve raja läbi matkanud nii nagu meilgi plaanis või on kuskilt õkku tõmmanud. Anname teada. Nii, tagasi Aidus. Päkapikk püüab siin kanali ääres särge. Saiatükk on otsas ja kerib nagu landiga, aga tal on särg. Või see, sai. Särg on otsas, sai. Ja täna on siin üks isa oma 2 toreda lapsega ka Aidu Nõmmel. Nii et me mõtleme, kas me jääme siia. Kell on kuskil 7 hakkab saama. Niimoodi võtame need parveasjad kõik ära siit selle Aidu Nõmme parv, mis meie teele täna ei jää tegelikult, kuna me tulime autoga, on ju. Parkisime natuke siit vasakule ja see matkarada tuleb siit, siis näed sealt, kus mees läheb ja läheb siit siiratara sinna laagriplatsile. Võt siuke kõrguste vahe. Seda olete te eelmises videos juba näinud. Üsna järsk on ega siin hooletu ei tohi olla. Parv võis kulder. Töö käib. Parv tuleb. Aga väga tore, lisab sellele matkale sellist toredat väikest tehnilist meelelahutust nii-öelda. Piraadilaev. Pilaadi või? Pilaadesse. Nii, on peale. Ja siit üles. Need on nagu head boonused sellel Aidu rajal. Ega ei jätta ka karule, sööme ära. No nii, samad tõusud, teised kellaajad. Selline värk. Vot selline sipelgas läheb seal. Tore teekond Sipelga mäe poole Aidu Nõmmelt. See vall on hästi tore vall on. 2 pool on järsk langus. Ühel pool kanal, teisel pool järveke. Higi tilgub. Siin on siuke lugu, et tammune parve juurde minev köis ei olegi nagu matkarada läheb mööda kallast edasi üles alla siit. Et kuhu see parv viib, siis seda ma ei teagi. Eelmine kord me seda teisele kaldale läinki, me käisime ujumas parve pealt lihtsalt ja läksime tagasi Aidu Nõmmele. Aga nüüd oleme uuesti siin. Läksin juba natuke matkarada mööda edasi. Nüüd üritan parve juurde tagasi jõuda. Jube järsk. Algajate, käijate värk ei tea, mis siin täpselt toimub. Parv
parvetab. Jube aeglasti tõmbab. Hirmi kordi palju kiirem. Amatöör. Mida ta tõmbab? Tõmba nüüd. Small step for a man. Big step for a mankind. Teisel kaldal. Tee ka seda Armstrongi astumist. Big step for me. Small step for you. Ilus. Tulime teise parvega üles. Ronisime nõlvast üles. Ja siin on mingi lennuväli. Loodame, et ei maandu kohe. See küll väike pettumus ei. Aga samas põnev jälle. Miks nii on ju? Miks nii? Mõned siis põdrad. Tead, mis tee see on? Põdrad harjutavad ka. No mis tee on? Mehed on siia toodud siit tee pealt ju. Mis asjad? Need ventilaatorid. Ja vaata suured pöördekohad, et nad keeraks välja. Jaa, nende peale vedamist tee on siin. Mõtlesin, mis kuradi lennuväli. See põleb nii musta suitsuga, et siin peal kõik prindima nähtu. Nii. Jõhker. Nonii, kus kaikad on? Ole. Põlevkiitükik. Lihtsalt vedeles sinna. Palun väga. Kivi põleb rahulikult. Nii tore mängu asi. Siuke tore. Lihtsalt siit valli pealt korjad põlevat kivi. Näe, siin on ka üks pati. See sõbrake siin on. Kerge nagu paberileht. Siuke värk põleb vägevalt. Ainult, et tahmab. Siuke varandus Eesti maapõues. Päris huvitav. Esimesed inimesed, kes siin käisid, need nii sügavale ei ulatanud vist, et seda kätte saada. Et teadnud sellest mohkugi. Oleks tore olnud neil ka kivi põletada. Mänd punnib siit. Männile sobib see. Ja kased ka sinna. Kass ka pioneerliik, vaata asustab tundreid ja paju ka tegelikult. Tuli välja, et see vana matkarada tuli siit poolt, kus meie praegu oleme. Nii et uuem matkarada läheb ikkagi nüüd sealt poolt kallast, sealt teiselt poolt. Me jääme ööseks siia poole lihtsalt rippuma. Me läheme pessu ka, et sai kõvasti higistatud. Ja tõusud kott seljas ikka võtab. Ja läheme siis, kus trussik tuleb. Trussik soor rebaner. See on ju nii järsk. Võib selile küll käia. Nii. Nöör on nii madal, ei saagi sellest kinni võtta. Nöör on siin näha, et see nöör on vana. Siin teiselt pool on palju uuem nöör, mis juba reedab, et uus rada läheb sealt poolt. Ehk et kõik aru saadav siia poole on mingisugune tuulikute värk tekkinud ja raja ära kustutanud. Vaata suur ahven. On jah. See on raks kui suur. 3 tükki on. Sul ei püüa neid, jah? Ei, mul on ahvena jaoks ka asju. Aga jääb vähemalt. Daamid on ikka väga. Üks on poiss ka seal. On ju? Yes. Vorstid on palju. Ei saa, noh. Hea lugu. See on siis 3 kiviga. Saab ilusti keerata. Kõik on timm, jah? Vorstid on valmis.
vorstid on valmis. Öösuur laulab. Tore. Tere hommikut. Kell on 5, natukene peale ka. Sealt tagant, sealt kusagilt tõuseb päike kohe. Õigemini on tõusnud juba, aga jääb veel sille künka taha. No vot siis selline päiksetõus, tore Aidu parve juures enne Sipelgamäge. Lähen vist magan veel natuke. Opadi, pakime siin puude all hämmokid kokku palja ülakeraga ja jumalas selge taevas, aga mingid ülipisikesed piisad langevad juba mitme minuti jooksul tasapisi seljale. Huvitav, mis see siis on? Keegi teab, andke märku. Opadi, siin on mõned esemed ja mõistatage siis, mille jaoks neid kasutada saab. Siin on pajukoorest siuke pundar, selle võib suurema teha. Siin on laanik või sammal, need paiselehed, pajulehed ja siin on veel üks tarvik kasest. Et siis panen hiljem kommentaaridesse. Ja nii. Läksime, teise päeva hommik ja Sipelgamägi on järgmine eesmärk. Vaatame, mis see Sipelgamägi kujutab endast. Praegu veel ei tea üldse. Sa tead? Kuidas sul öö läks? Ma ei tea, ma magasin. Vaadanud, jah? Ma ei vaadanud, jah. No selge. Kuulge, aga järgmine reportaaž, ei tea millal, aga varsti. Siuke ujuli. Pläž. Väga uhke uus sild. Parasjagu olemegi läbi ja siit õnneks saame sikli selga istuda. Niimoodi. Kuidagi peab ju moraali üleval hoidma. Higi tilgub. Vett on vähe. Ja Sipelgamägi läheneb, nii et kõik on hästi. Kõik on hästi. Panin märja kaltsu ümber kaela. Natuke aitab vedeliku puudust korvata, jahutab hästi. Siin arterid jahutab verd. Et kui siit läheb kuumaks juba, siis keeran selle otsa üles. Ja on väga hea, väga hästi jahutab. Siin on juba selline laadna rada. Kaamera peale ei jää, aga siit on peaaegu. No ikka on. Vaata, kui ilus puud kasvavad põhjas. Täitsa nagu elus oleks, tegelikult on vetikad peal. Aga me oleme tegelikult väga kõrgel. Peame siit alla minema. Kulderile meeldib. Lemmik etteaste harjutus on see. Jaa. Vaat nii, aga hakkame minema. Siit läheme alla. Ja sealt tuleb teine vend ka.
tahab köit. Tema tahab köit, mul on veel minna, kurat. See ei ole... Ta on need tasted. Ka veel alla saama. Issand. Siit veerekese pealt hakkame veerima. Ja... Veel hullem kui eelmine. Jah, kahjuks. Ja pikem ka veel. Selle ei näe mitte midagi. On ka hüva? Joo. Küll. Appi. Vähesemad käed on ka juba nügad. Kasvab väike arusaamine nende mägedes ronijate vastu, et muidu pole nagu kogenud väga. Ise Itaalias sai pandud mingi kalju tippu seal, aga see oli noor puhkepäeval treeninglaagris. Kus me oleme sinna kalju tippu. See oli ikka kalju täitsa. Isegi püstloodis oli, aga seda ei mäleta nii hästi enam, et see kui raske see oli. Ja muudkui tõus kestab, midagi hullu ei ole, aga lõputu tõus. Kuskil sinna üles. Ja all on buss mingi kuskil. Ei eriseb, küll maluti sealt bussi. Vetsupaberit ei julgenud küsida. Algul läksimegi vetsupaberit küsima. Aga viimasel hetkel julgus sai otsa. Julgus sai otsa küsima. Ega küll maluti ei ole. See ei ole ainult soojan. Siis mõtlesime taega. Mägi ju nagu inimene oleks teadnud, mis tundega me tuleme siia. Pingid pandud ilusti. Pingid, kui need sipelgad on siis istuvad pingi peal riigid. Kohad on võetud kahjuks. Mis keegi on unustanud? Ei, need on need mingid rihmad. Pahkluu kinni siduda, välja väänanud. Kurat, ma arvan, need panaksid kiirelt tuuri. Sa võtad koti ära või? Muidugi. Miks? Mingi tunnike istume, ega me rohkem istu. Noh, kott tahab ka puhata. Teil on väike nagelemine oma vahel. See on lõpp. Nii. Päris tore. Väga kõrge. Nii, siin on jälle mingid ehitused jäänud ilmselt. Rada on jäänud ehitustele jalgu. Ja rada on vist ümber tehtud. See värv tundub täitsa veel. Pole äragi kuivanud, sipelga saab külge siia. Ehk et tundub, et see rada on täitsa uus. Jälle mööda kuskil tööstusel ette jäänud. Noh, pole sissegi käidud. Täitsa tallamata. Eks ta nii käib, et siin jääb ette lihtsalt töö käib endiselt karjääris midagi siin. Ehitaks ilmselt nende tuulikutega rohkem. Tuulikute padjad ja pealeviimistes teed ja siis matkarada jääb jalgu vahepeal ilmselt tund. Aga no, väga hea. Olemegi ühed esimesed. Vaatega peldi. Veidi lagunevad põdrajunnid ja kui kõrge serva peal see põder on käinud. Huvitaks, mõni on alla ka veeranud siit. Põder on täitsa mägikitsi. Kui nii edasi läheb, siis ma ristin selle raja Moospoop Trail nimeliseks. Iga 3 meetri ajalt on põdralaadungid jälle. Kala. Täielik põdrajunni rada. Põlevkivi ja põdrajunnid. Päris põnev. Midagi teistmoodi. Siukest põdrajunni tihedust. No muidugi karjäärides ongi nii Raplamaal samamoodi. Aga siin on lihtsalt see nüanss, et siin on jõle järsud kõrguste vahed. Jah. Et siin on ju huvitav, et kõik need tipud on põder ära võtnud ja junnidega ära märgistanud. Vaata, keegi on kildu isanud siia. Päris naljaks, jah? Killumehed. Kuldar, no? Viska kildu.
ma ei tea, hea küll. No paneme. Ma ei tea, hakkame kummi venitama või? Nojah. Lähme kuskile varju. Seal venitame. Paras aeg on. See viskas vedru välja. Viskas vedru välja, jah. Nii. Sipelga mäelt olime nüüd alla 3 kilti. Enam ei üllatanud. Aidu Nõmme ja Sipelga mägi oli nii väljakutsuv ja vaheldusrikas, et siit edasi nüüd oli suht kuiv värk, aga siin on nüüd üks tore vaheldus, et keegi on siia 3 jala üles tõmmanud ja seal on lõkkekoha ehitanud, istumiskohad, aga siin vist ei ole kile ega tarpi midagi peal olnud, sest oksad on jäetud kõik turritama, see oleks kile kohe ära lõhkunud. Et iseenesest saaks siia teha väga, kui panna see külg kinni ja see külg tarpiga kinni, et see lõkkepoolne lahti, siis tekib siia mõnus väike pesa isegi. Energiate koondamispunkt. Siin on nagu meeletu erinevatest aegadest junni otsas hoppagi, täiesti ulme, täiesti hoppa, just kukeseeni niimoodi, jah. Põhimõtteliselt peab vist kohastuma. Sööme seda, mida on. Pärne komme. Põdrakärbes tuli ka selle peale eetrisse kohe. No. Selline huvitav enne Aidu liivat kaob nagu rada põhimõtteliselt täiesti ära. Et märgid on, aga nagu täiesti tallamata. Ehk mingi uus trail on maha märgitud ja veel ei ole sisse käidud. Ei mahu läbi. Kott jääb kinni ja juuksid jäävad kinni ja ka ribivad. Murdsime ise oksi. Tegime rada laiemaks. Tallasime sisse ka. Nii et küll saab jälle kena. Siin on selline kanaliäärde jälle ja kohe siit pikki seda kanalit nüüd jõuame Aidu liivale. Ja nüüd liiguvad siin mägedes kõik meie tavalised fauna elukad. Kuldar tahab midagi öelda? Ei taha. Need on inimeste hääl jälle. Jälle need parodeerivad oksad. Inimeste hääli parodeerivad Koti, Krigin ja juttudega miljonite aastate tagune sõnumitega põlevkivi. Nii, Aidu liiva. Tulime küll siit Võpsikust hoopis. Siit läheb siia kanali äärde. Saab ujuma minna pärast. Aidu liiva on siis selline vähe kinnisema tuka varjus siin. Ja oli jah, veidi liivane see rada siin enne kohale jõudmist. Ei ole nii kivine nagu Aidu Nõmme oli. Et muidu kõik sama. Sädeme võrku ei ole üleval. Ja rada ikkagi võtame kokku siis, et rada on ikkagi silmade kõrgusel väga palju oksi. Ja siuksed teravad tüükad ka raja peal püsti. Ehk et Kiini. Jaa. Selline asi ka maantee ääres. Tšum. Meil on väike plaan, me toome täna auto ära Aidu Nõmmelt. Olime Aidu liival juba, käisime, sealt panime veel 3 kilti sinna veespordikeskusesse, käisime seal korra ja seal otsustasime, et lähme Aidu Nõmmele ja toome auto ära. Et me homme ei matka enam seda matkarada siiski ja paneme praegu siit kõige otsemad teed, kuigi see on sama pikk tee kui mööda matkarada, aga kergem, sest see on silemaa. Et selline vangerdus. Täna tuleb meil mingi 25 kilti umbes kokku ja pool sellest siis seljakottidega ja
seljakottidega ja üles-alla ja korralik turnimine. Normaalne, kõik on hästi. Päike paistab, Ida-Virumaa on meid väga hästi hoidnud. Tore on, Raplamaal vist sajab, et meil on hästi, kõik on tore. Siia oli. Kaks tükki. Selline tore leid laagriplätsilt. Peaks äkki Baskneri sulg olema. Väga uhke. Sünkroon ujumine.